Kui joonises on olemas alignment, millest on tehtud pikiprofiil. Esialgne pikiprofiil on tehtud siis olemasolevast maapinnast. Ja selleks, et nüüd teha uus projektne pikiprofiil, on meil vaja valida Profile View ning Ribbonilt Profile Creation Tools. Seejärel anda nimi loodavale pikiprofiilile. Vajadusel valida stiilid. Mina jätan hetkel vaikimisi stiilid, mis siis näitab mulle ka pikikaldeid. Nähtavale tuleb tööriistariba, kus meil on võimalik valida siis erinevaid funktsioone pikiprofiili loomiseks. Kasutan siit kõige lihtsamat esimest funktsiooni sirge lõigu koostamiseks. Draw tangent. Kasutan O-snapit ja valin alguspunkti ja võin siin teha ka vahepeal punkte, aga hetkel koostan pikiprofiili lihtsalt alguse ja lõpp-punktiga. Enter käsu lõpetamiseks ja on näha, et loodud sirge on näiteks 2,01% kaldega. Tööriistaribal on mul võimalik valida siis ka tabelvaade, kus on võimalik siis loodud sirget siis tabeli kujul muuta. Juhul, kui kaob ära tööriistariba, millega pikiprofiil tehti, siis selle saate tagasi peale Profile objekti valimist, valides Ribbonilt Geometry Editor. Ja taaskord siis, et näha tabelvaadet, siis siin tabelis on mul nüüd võimalik kirjutada ette näiteks konkreetsed kõrgused. Mis siis kajastuvad ka kohe joonisel. Ja nagu näha, on meil võimalik siis muuta siin tabelis kõiki neid numbreid, mis on tumedas tükis. Näiteks, et mul esimene kõrgus on paigas ja tahan, et viimane punkt oleks 3% alusel, siis vastavad muudatused kajastuvad ka siin pikiprofiilil. Kui pikiprofiil olemas ja ma soovin nüüd uue profiili andmeid näha ka siin all, siis valin taaskord Profile View. Otsin üles Profile View Properties ning Properties aknas. Band salamiatuses veendun, et teisel real oleks siis info, mis näitaks meile numbreid punaselt joonelt ja kolmandal real oleks siis samuti valitud punane joon, kus siis stiilis on paigas, et Profile 1 miinus Profile 2 näitab meile kahe kõrguse vahet. Nii. Kui see on tehtud, siis näete ka profiilil muutuvaid kõrguseid. Ja loomulikult on võimalik seda joont muuta siis ka käsitsi. Nägi kasutades siis O-snapit. Ja kõik need muutused kajastuvad siis ka teistpidi jällegi tabelis.